Istungi juhataja ja head Riigikogu liikmed ja ka need inimesed, kes jälgivad meid ekraanide tagant juba eilsest saadik. Ja kindlasti on neil veel viimane lootuskiir hinges, sest et see antud otsus puudutab paljusid Eestimaa peresid. Tegelikult on mul kahju, et saal on koalitsioonisaadikutest peaaegu et täitsa tühi, sest et ma arvan, et just nemad on need inimesed, kes peaksid kuulma neid argumente, mis siin on täna kõlanud ja ka eile kõlanud. Et nemad ju samamoodi vajutavad seda nuppu ja sellel nupuvajutusel on reaalsed mõjud. Aga mul on selle üle hea meel, et ma saan nõustuda siis eelkõnelejatega, nende inimestega, kes eile pikalt ja laialt siin sõna võtsid. Nii et riik ei tohi juba antud toetust lastelt ära võtta. Ka tegelikult mina ei plaaninud täna sõna võtta, aga ma siiski kasutan seda võimalust ja ütlen selgelt välja oma mõtted sellel enneolematu otsuse tegemisel. Ma olen piisavalt noor, et mitte teada seda, kas kunagi varem on riik läinud kärpima juba antud toetusi sellisel määral. Kindlasti on kriisi ajal kärbitud, midagi siit-sealt külmutatud, palgatõuse riigiasutustes või pandud pausile mõned investeeringud. Loomulikult, teatud piirid tulevad ju vastavalt majandusseisule ette, aga ma julgen väita, et see, mis meie ees täna toimub, on siiski täiesti enneolematu ja seda loomulikult halvas mõttes. Me räägime täna lastest, meie oma Eestimaa lastest ehk meie tuleviku tegijatest. Keskerakond saavutas perehüvitiste tõstmisega parlamendis poliitilise konsensuse ja alles mõni kuu enne valimisi võeti otsus tõsta suurperede toetust siinsamas Riigikogu saalis ka vastu. Siis aga tuli uus valitsus koalitsioonileppega välja ja lõhkus lubadusi. Aga mitte ainult, lajatas ka ulatuslike maksutõusudega. Näiteks Lasterikaste perede liidu juhi Aage Õunapi sõnul jääb see laupäev, kui koalitsioonileppe avalikustati, alatiseks meelde. Tsitaadi algus. Selle sisu on pehmelt öeldes jahmatav. Nii ulatuslikke maksutõuse ja juba rahvale lubatu äravõtmist teie valijad ette näha küll ei osanud. Tsitaadi lõpp. Täiesti arusaadav, täiesti loogiline, sest mitte keegi ei lubanud minna kärpima lastelt raha. Minu hea kolleeg Tanel Kiik rääkis oma kõnes, mida lubasid erinevad erakonnad laste toetuste osas teha, aga täna me näeme hoopis vastupidist käitumist. Ja ma arvan, et selles mõttes on see erakordne aeg, et valitsus läheb iseenda antud lubadust murdma, kuigi alles kinnitati, et lisaraha on Eestimaa lasterikastele peredele leitud ja otsus sai sündida. Kusjuures seda kõike sama peaministri ja sama sotsiaalkaitseministri juhtimisel. Ma kusjuures huviga ootan, mis siis saama hakkab, kui suur Reformierakond oma väiksed partnerid üle parda peaks viskama. Kas siis pööratakse näiteks abielu võrdsus tagasi, millele nad praegu rõõmsalt kaasa kilkavad? Kas Kaja Kallas ütleb siis, et meid suruti nurka ja sunniti selleks ja me tegelikult ei tahtnudki abielu võrdsust ning ta kahetseb, et allus väiksematele koalitsioonipartneritele? Sest täpselt sama on ta öelnud kahjuks perehüvitiste kohta. Nii et mitte miski ei ole tegelikult kindel. Ka mina arvan, et laste toetused on ebavõrdsed, kui me räägime esimese, teise lapse toetusest võrreldes siis kolmanda lapse toetusega. Aga see on ju väga lihtsasti parandatav. Ja see ootus ka ühiskonnal selgelt oli, et me tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni, nii nagu paljud erakonnad ka seda lubasid. Aga ei, valitsus ei kaalunud mitte ühtegi ettepanekut, vaid pani antud küsimuse hoopis usaldushääletusele. Selle eelnõu puhul oleks olnud erinevaid alternatiive ja valitsusel oli võimalus kas või poolele teele vastu tulla. Ma paluks lisaaega, 3 minutit. Palun 3 minutit lisaks. Näiteks jätta ära indekseerimine, aga toetused samaks või vastupidi, jätta jõusse vähemalt indekseerimine või tõsta esimese ja teise lapse toetust 100 euroni. Kahjuks ei pidanud valitsus neid ettepanekuid ega lasterikaste perede argumente oluliseks, sest lihtsam on meist lihtsalt teerulliga üle sõita. Sellest on kahju.
Kahju on ka sellest, et argumendiks tuuakse raha. Raha ei ole. See on vale. See on vale, mida ma olen kuulnud nii Valga vallavalitsuses kui ka nüüd siin Riigikogus. Raha on küll, aga lihtsalt prioriteedid on teised. Prioriteet on tõsta keskmisest rohkem teenivate inimeste sissetulekut ehk kaotada maksuküür ja seda kõike me teeme Eestimaa laste arvelt. Ma loen ette Lasterikaste Perede Liidu juhi Aage Õunapi öeldu. Plaanite ju tõsta ka käibemaksu, mis teeb toidukorvi vähemalt 10% kallimaks, lisaks hindadele, mis juba praegu käivad paljudele meie peredest üle jõu. Samal ajal tõstate tulumaksu, mis alandab perede igakuist sissetulekut. Lubatud maksuküüru kaotamine on vaid illusoorne, sest reaalsuses ei võida sellest 1000 kuni 1300 eurost kuupalka teeniv inimene ju mitte midagi. Lisanduvad auto- ja kodualuse maamaks. Lisaks sellele võtate ära perede täiendavad maksusoodustused nii laste kui ka eluasemelaenude intresside pealt, mis täna annavad peredele igakuiselt 100 eurosid pere eelarvesse lisaks. Perede jaoks on need võimalus pakkuda lastele inimväärset kasvukeskkonda, võimaldada huviharidust ja klassiekskursioonidel osalemist. Just huviharidus ja klassiekskursioon, uued kunstitarbed, spordidress või vahetusjalatsid, spordiring või teatrikülastus. Need peaksid olema elementaarsed ja rõõmsad hetked meie lapsepõlvest. Või arvab tõesti koalitsioon, et lasterikkad pered hakkavad riigipoolse toetuse eest ringi reisima ja selle arvelt rikastuma? Nagu peaminister on meile korduvalt siin saalis öelnud, et toetused on niigi äärmiselt helded. Jällegi pean ütlema, et me räägime lastest, meie tulevikust ja seda Eesti riigis, kus meil peab olema selge rahvastikupoliitika. Me ei ole mõni suur riik, kes võib endale lubada selles osas mitte midagi tegemist, sest lapsed niikuinii sünnivad ja rahvas kasvab. Eesti riigi tähtsaim ülesanne on Eesti rahva püsima jäämine. Me oleme väike Eesti, kus lapsi ja peresid tuleb iga hinna eest hoida. Kui Keskerakond tuleb valitsusse, siis me taastame perehüvitised, aga nii, et ka esimese ja teise lapse toetus tõuseb. Need pered, kes saavad täna hoobi, ei usalda suure tõenäosusega enam tulevikus oma riiki, sest mitte ükski otsus ei ole täitmiseks. Turvatunne, mis peredele hetkeks anti, on jäädavalt kadumas, kui valitsuskoalitsioon selle eelnõu vastu võtab. Ja kas perede turvatunne kunagi üldse enam taastub, me ei tea. Aitäh!